Tere kõigile! Täna räägin sellest, mis hinnaga osta see kodukino. Võimendi, ehk siis receiver, kõlarid. Siin on tihtipeale palju arusaamatust ja palju segadust. Kõige lihtsam on öelda nii, et receiver võib olla umbes 3 korda odavam kui kõlarid. See tähendab seda, et kui teil on näiteks, ütleme, et näiteks teil on 1000 eurot, siis te ostate seal 300-400 eurot receiver ja 600-700 eurot kõlarid. Siis nad mängivad teil kõige paremini, ehk te kasutasite oma raha kõige paremal viisil ära. Kui teete seda mingil muul viisil, siis üldjuhul te kas ei rakenda seda receiveri täitvõimsust, näiteks ostsite mingi 700 eurose receiveri, siis selle võimekus on mängida tunduvalt paremini kui need, kui teil raha jäi järgi 300 eurot, ostate siis need sinna selle ülejäänud raha eest need kõlarid. Siis te tegelikult kuulete kehvemini kui see, kui te oleks ostnud odavama receiveri. Et te lihtsalt ei jäänud kõlarite jaoks piisavalt raha. Igal juhul võib panna, kulutada kõlaritele poole rohkem. Sest kõlarid on kõige tähtsamad asjad, mida te ostate. Kõlarid on need, millest te heli kuulete. Kõik see muu seadmestik seal enne seda on see digitaalne, analoogne, kes mida eelistab, kes kuidas ja mis seal protsessid, see mingid algoritmid, igast värki. Okei, aga lõpuks heli tuleb välja kõlaritest. Heli ei tule välja sellest lihtsalt paljast receiverist või mingist võimendist või ma ei tea. Teil on vaja kõlareid. Ja mida paremad need on, seda paremat heli te kuulete. Alati ostke nii head kõlarid, kui rahakott kannutab. Alati. Ei ole mingeid muid variante üldse mõtet arutada. See on 100% kindel. Ostke kallid kõlarid. Kui minu jaoks valida, siis mina näiteks rahapiirang näiteks on mul 1000 eurot ja siis kas ma lähen poodi ostan need kõlarid või otsin kasutatult mingid kõlarid, siis kasutatult selle 1000 euro eest ma saan oluliselt paremad kõlarid. Oluliselt paremad. Kui te sellest midagi ei tea nendest kasutatud asjadest ja tahate ikka uut ja garantiiga, siis muidugi ostke poest, et ega 1000 eurost saab ka poest väga kõlarid. Aga näiteks kui teil on juba seal näiteks 200-300 eurot kõlarite jaoks raha, siis poest mitte midagi head sisuliselt ei saa. Sel juhul ma soovitaks kindlasti minna kasutatud toodete peale. Siis saab juba täitsa viisakaid ikka valida. Need on küll sellised asjad, et vaadake, kuidas selle raha ja võimalustega teil on. Väikese eelarvega on kasutatud seadmetega võimalik teha oluliselt paremat asja kui poest uuena. Ja mis ma enne ütlesin? Kõlarid. Kõige tähtsam osta on kõlarid. Kui te ostate kallid kõlarid, siis neid te võite järgmised osta, ma ei tea, 20 aasta pärast või 10 või 30 aasta pärast, kui te neid puruks ei lasnud kuidagi, ma ei tea, valesti kuulates, liiga kõvasti üldjuhul või mingid, ma ei tea, mis pinget sinna sisse lastes. Et siis nad teil katki ka ei lähe. Mitte midagi nendega ei juhtu. Töötavad aastaid. Ja see on investeering. Kui te armastate head heli, siis kallid kõlarid on investeering. Investeering tulevikku. Te ei osta järgmise 10 aasta jooksul siis uusi kõlareid. Ja naudite neid, mis teil on. Kui lähete ostate endale väga odavad kõlarid, siis mängivad üldjuhul nii kehvalt, et teil tekib see tohutu pettumus. Te pettunud nendes kõlarites, selles, et te raiskasite raha selle peale. Kui te veel mõtlesite, et teete ägeda kodukino endale, siis
võib-olla pettusite selles kodukinos ka nii kõvasti, aga pole seda soundi, mida te ootasite. Sest kodukino ütleb teile nagu nime poolest seda, et kino, kinos te olete käinud, te teate, milline heli seal on. Aga koju te ei saa sellist heli teha. Ei 500, 1000 ega 2000 eurost koju sellist heli teha ei saa. Et kui te tahate koju päriselt sellist heli, siis need summad on hoopis muust hinnaklassist. Et 1-0 tuleb ikkagi sinna juurde. Aga koju saab täiesti hea heli selle 1000 või 2000 eest küll teha. Aga see ei ole see sama heli, mis on kinos. Need on erinevad asjad tegelikult. Kuigi kodus selle seadmestiku nimi on kodukino, siis see ei küüni selle päris kino juurde ikkagi. Seetõttu ärge ka väga pettuge. Kui te arvasite, te saate nüüd nagu sellise seal 500 või 1000 euro eest tõsise võimsa, ma ei tea, kas te ootate näiteks südantlõhestavat bassi, nii et rinnus põrub või siis kuidagi hästi kõva heli, siis tegelikult selle raha eest seda veel ikkagi ei saavuta. Et kõlarid jäävad liiga odavaks, neil ei ole seda nii kvaliteeti kui seda üldist võimsuse taluvust ja ka võimendi või receiver ei ole nii võimas, et sellist powerit sealt välja anda üldse. Et aga see heli võib täitsa äge olla ikkagi. Võite proovida.